Tšau! Täna ma otsustasin siis teha lubatud video Invisalign kappede kohta, väike vaheülevaade nendest ja kuna nende kohta on ka palju küsitud, siis ma mõtlesin, et ma räägin vahepeal ausalt ja otse, kuidas mul nende kappedega läinud on ja ma räägin ka nendest asjadest võib-olla, millega ma väga rahul ei ole või mida ma ise oleks tahtnud ette teada enne kappede panekut. Aga ma luban, et kui mul on ravi lõpuks täiesti läbi, siis ma teen ka sellise ülevaatliku, kokkuvõtliku video, kuidas mul siis võrreldes päris algusega on läinud ja milline on siis minu hammaste muutuse lõpptulemus. Kui nüüd keegi vajutas selle video peale ja ta ei saa üldse aru, millest ma räägin, siis ma lasin endale sügisel panna Invisalign kapped, mis on siis alternatiiv hambaklambritele. Need on siis nii-öelda nähtamatud, läbipaistvad sellised plastmassist kapped, mis muudavad siis hambad sirgeks. Samamoodi nagu hambaklambritki, aga valutumalt ja palju kiiremini. Kuna mitmed on küsinud, kuidas mul nende kappedega on läinud, kuidas ma ise rahul olen, siis ma mõtlesin, et ma vahepeal teen sellise ausa ja võib-olla mitte nii positiivse video, aga see ei tähenda seda, et ma oma sirgete hammastega rahul ei oleks. Et mul on veel hetkel ravi pooleli, aga see, mida ma näen, et on toimunud, on muidugi super positiivne, et selline asi üldse võimalik on. Ja selles mõttes, selle tulemuse mõttes mul ei ole mingisugused pretensioone, aga ma alustan siis natuke konkreetsemat juttu. Invisalign kappede süsteem on ikkagi suht uus tehnoloogia. Välismaale, Ameerikasse jõudis ta kindlasti varem, et ma olin ka enne näinud välismaa YouTuberitel suus Invisalign kappesid ja nad olid maininud selle kohta. Ja ma tean, et mõnel sotsiaalmeedias tegutseval inimesel Eestis on ka need kapped. Mul on olnud lapsepõlvest saati päris puseriti hambad. Ja senimaani ma arvasin, et minul on suht võimatu oma hambaid sirgeks saada, kuna mingi aeg oli ka hambaklambritel nii-öelda vanusepiirang hiljuti suht. Ma hakkasin nägema, et täiskasvanud inimestel on pandud neid hambaklambreid ja lapsena ei olnud nagu väga finantsi ja ega ma väga ise ei soovinud ka neid hambaklambreid. Nii et see kappede tulemine oli minu jaoks uskumatu. Suht kohe peale seda, kui ma sain teada, et sellised asjad on olemas, läksin ma ka konsultatsioonile. Ma igaks juhuks tänases videos ei maini seda kliinikut, kus ma käin. Need, kes teavad, need teavad. Et lihtsalt sellepärast, kuna ma natukene täna räägin võib-olla negatiivsematel teemadel, siis ma ei taha, et seda minu juttu seostatakse selle kliinikuga. Ja kuna see jutt on selles mõttes üldine, siis ilmselt vahet ei ole, millises kliinikus ma oleks käinud. Ma arvan, et ma oleks samas olukorras praegu. Igatahes ma käisin konsultatsioonil. Ma käisin tegelikult isegi 2 konsultatsioonil. Esimene oli selline üldine. Ma sain teada umbes hinnad, milline pakett mulle läheks ja teisel juba konkreetsemal konsultatsioonil, kus ma siis põhimõtteliselt koha peal pidin siis ära otsustama, et kas jah või ei, kas ma lasen need kapped tellida. Juba nendel 2 esimesel konsultatsioonil oli see info vahepeal muutunud, ehk siis selle uue tehnoloogia asjad olid vahepeal natukene muutunud ja võib-olla oli see ka erinevate arstide siis otsus, et palju mul neid kappeasid läheks, aga igatahes see info muutus juba 2 esimese konsultatsiooni jooksul õnneks minu kasuks, kuna teine siis arst ütles, et mulle saab panna vähem kappesid ja sel hetkel Invisalign veel pikendas ka suvist soodustust, nii et ma sain need kapped odavamalt kui siis võib-olla peale mind juba järgmised inimesed ja sellel teisel kohtumisel siis, kus ka võeti siis vorm minu hammastelt. Ja sellel teisel konsultatsioonil selgus ka veel see, et kuna on 2 firmat, mis need kappesid teevad, Invisalign ja Airnivol, siis kuna Airnivol oli küll sel hetkel odavam,
siis Invisalign oleks kokku tulnud siis lõpuklambritega odavam jälle kui Airnivall, sest et Airnivoolis ei olnud sel hetkel siis lõputraate hinnas. Põhimõtteliselt sellest hetkest ma otsustasingi, et ma valin ikkagi Invisaligni, mis on tuntum firma, et selle hetkel oli siis veel juttu, et kui ravi saab läbi, siis pannakse sellised traadid hammaste siseküljele, mis siis hoiab neid hambaid sirgemana. Sel hetkel mulle öeldigi, et Invisalignil on need traadid hinnas ja Airnivallil ei ole. Ja sealt ka võib-olla tekkiski minu selline väike hetke pahameel, sest et kuna ma olen selline inimene ka muudes asjades, et ma kunagi ei võta laenu, et ma alati tahan teada, kuidas asi algusest lõpuni hakkab välja kujunema. Ma kunagi ei võta asju järelmaksuga, mulle meeldib kohe asjad ära maksta, siis ma olen kindel, et hiljem ei tule üllatusi. Ja tol hetkel ma olin õnnelik, et nüüd on kõik makstud. Kuna ma olen huvikooli õpetaja, siis on ka minu palk selline, nagu ta on. Praktiliselt ma olin 2 aastat pannud raha kõrvale, et ma saaksin need Invisalign kaped siis lasta panna. Ja ma olen ka suht kindel, et kui sel hetkel ma ei oleks saanud ka veel seda nii-öelda suvist soodustust, siis ma ei oleks tol hetkel neid kapesid lasknud panna. Sest et jah, ütleme nii, et ma ei ole selliste iluprotseduuride peale laristaja ja tol hetkel oli lihtsalt selline aeg, kus ma otsustasin rohkem endast hoolida ja enda eest hoolitseda. Ja ma mõtlesin, et tegelikult selle asja, mis mind pikka aega on häirinud, ehk siis minu puserid ja hambad, et ma lihtsalt tegelen sellega ja lihtsalt investeerin sellesse. Ja sel hetkel sai mul see otsus siis tehtud. Kuna ma konkreetselt mingisugust raviplaani paberi peal ei saanud, et kuidas see täpselt välja näeb. Mulle muidugi alguses räägiti, et kuidas ma nüüd nende kappe eest pean hoolitsema ja mul oli vaja poole pealt panna ka neid mummusid hammastele juurde. Ehk siis iga kord praktiliselt räägiti nii palju ära, kui mul on sel korraks vaja teada ja järgmisel kohtumisel siis räägiti asju edasi, et mitte mind siis infoga üle koormata. Ja muidugi ma tean, et ma ei ole ka ainus, kellele sellist konkreetset raviplaani ei anta sellisel puhul, sest igal ühel on see ravi individuaalne ja veidike erinev. Aga kuna mulle selle ravi lõpust siis väga konkreetselt ja väga palju ei räägitud, siis ma ikkagi iga kord arsti juurde minnes üritasin selle kohta uurida. Mul oli kokku 14 kapet siis all ja üleval, et võib-olla kuskil seal poole peal. Siis ma saingi hoopis teada, et Invisalign on oma selles mõttes tehnikat muutnud, et lõpus enam ei pandagi neid traate, vaid hoopis on sellised retainerkaped, mis lõpus tulevad, mis tekitas minul ka segadust, et okei, et asjad on muutunud. Aga samas ka nii kui ma küsisin lõpu asjade kohta, siis öeldi, et ja ära muretse, et küll me räägime lõpu asjadest lõpus ja et ära üldse muretse. Ja ma mäletan, et alguses, kui ma maksin siis nende kappede eest, siis arve peal ei olnud ka lõpu ei nende traatide ega retainerite kohta mingit lahtrit ega infot. Ja kui ma küsisin selle kohta, siis jälle mulle öeldi, et ärge muretsega, et see on alles lõpus ja küll kõik näeb. Et võib-olla neil olid tol hetkel siis need muutused käigus, et nad ei tahtnudki, ütleme, arvesse kirja panna ei traate ega retainereid, kuna nad ei teadnud, et mis üldse kasutusele võetakse. Et siis ma natuke rahunesin ka, et asjad selginevad ja ma ei muretse selle pärast. Siis hakkas eriolukord. Ja ma käisin täpselt enne eriolukorda veel hambaarsti juures, sest et mul oli nädal aega ravi lõpuni jäänud ja siis sain ma teada, et minu alumised hambad ei ole päris korralikult sirgu läinud, kuna alati ei ole siis ravi nii-öelda ennustatav, et kui hästi su hambad liiguvad ja ma ei tea veel, mis asjaolud seal võivad olla. Et praktiliselt nädal enne ravi lõppu sain ma teada, et alumiste hammastega läheb mul ravi edasi ja ülemistele hammastele saab ära tellida juba need lõpuretainerid, aga mul tuleb nende eest juurde maksta.
ja lausa 600 eurot, mis on peaaegu üks minu kuupalk. Et see nagu ehmatas mind tookord väga ära, aga nad ütlesid, et selle eest alumiste hammaste ravi jätkamise eest ma ei pea maksma, et sellise korrektuuri ja mõned kaped nad tellivad nii-öelda siis mulle tasuta juurde ja siis tellivad ka juba minu ülemiste hammaste reteineri kohe ära, kuna mul nädala pärast siis ravi saab otsa. Ja vahepeal, kui ma käisin seal, ehk siis enne eriolukorda, kui ma käisin, tegeles minuga hoopis teine arst. Aga jah, et kui ma ikkagi üritasin uurida, et kuidas see saab nii olla, siis see arst ütleski, et ei olegi kunagi olnud sellist asja, et see lõpureteinerite hind on nagu kogu paketi sees. Aga jah, ma maksin selle summa siis ära ja jäin siis need ülemisi reteinerid ootama, aga kuna tuli eriolukord ja enam hambaarsti juurde ei pääsenud, siis ma praktiliselt 2 kuud käisin viimaste kapedega ringi ja kuigi mulle saadeti need ülemiste hammaste reteinerid koju pakiga, siis ma ei saanud neid kanda, kuna mul ei olnud neid mummusid veel maha lihvitud. Et selline eriolukorrast tulenev tobe olukord pluss siis selline ootamatus nende summadega. Aga samas tuleb välja ka, et ma küsisin oma sõbranna käest, kes Austraalias lasi endale need Invisalign kaped panna, siis temal samamoodi vist osadel hammastel nagu ravi pikenes, kuna ikkagi kõik ei olnud läinud nii nagu plaanitud ja temal samamoodi tuli reteinerite eest lisaks maksta ja talle nagu tuli ka see veidik üllatusena, aga kui tema oma lepingut vaatas, siis ta nägigi, et selle reteinerite hinna asemel oli nagu X märgitud. Et kui te ise plaanite sellist teed ette võtta, et siis teadke, et võib tulla ootamatusi. Nüüd paar päeva tagasi, kui sai jälle hambaarsti juurde minna, et praeguseks mul nüüd lihviti need mummud ära ülemistelt hammastelt. Et ülemiste hammaste ravi on mul siis nii-öelda läbi, nüüd ma kannan öösiti neid reteinereid, mida praktiliselt tuleb mul elu lõpuni kanda, aga alguses siis tihedamalt igal ööl ja mida aeg edasi, seda siis harvemini ja siis hiljem vastavalt vajadusele, kui siis on tunda, et hambad on natukene liikunud või siis neid reteinerid suhu proovides tundub, et nad on rohkem pingul ja nii-öelda siis ära nihkunud. Et ülemiste hammastega praegu on siis mul okei ja lõpuks tulid ka Ameerikast kohale need alumised kaped, millega tuleb mul siis ravi jätkata ja mõne kappe asemel tuli mulle näiteks 14 kapet uuesti alumistele hammastele. Aga kuna ma olen juba oma alumisi hambaid liigutanud, siis ma saan neid natukene vähem hoida, et alguses 10 päeva ühte kapet ja siis edaspidi 7 päeva järgmisi kapesid, et vastavalt siis, kui hästi need edaspidi mul liiguvad või ei liigu. Selles mõttes ei ole ma hetkel enam teadmatuses ja ma sain lõpuks need kapede asjad kätte, mida ma ka umbes 2 kuud ootasin ja praktiliselt olin selle eriolukorra tõttu teadmatuses. Aga nüüd on veel üks asi, millest ma tahaks teile rääkida. Ma kunagi rääkisin sellest, kuidas mul lõualuu läks lukku ja selle tõttu oli koos nende kappedega mul elu muidugi keerulisem, kuna mul oli pikalt lõualuu lukus ja kiirabist ma ei saanud abi ja ma käisingi ringi nii, et ma ei saanud suud korralikult lahti teha, ma ei saanud korralikult kapesid ära võtta ja selle aja siis veel sattus mul ka mandlioperatsioon, mis oli minu jaoks hirmutav, sest et ma ei teadnud, kas nad kangutavad mul lihtsalt need lõuad lahti või kas nad pääsevad ligi üldse. Ühesõnaga, kõik see sattus mulle nende kapede ravi ajale, mis oli tohutult hirmutav ja ma esialgu pidasin ka seda suureks kokkusattumuseks. Aga nüüd, olles netist ka rohkem lugenud nende kappede kohta, võib-olla ka inimestel on rohkem kogemusi, kuna inimesed on järjest rohkem neid kapesid kasutama hakanud,
siis ütleme nii, et on ka teisi, kellel on lõualuudega tekkinud probleeme nende kapede kandmise ajal. Nii et ma arvan, et need kaped soodustasid mul ka seda lõualuu lukku minemist, sest et nende kapede sellise pingul olekuga ma tean, et ma kippusin hambaid krigistama või nii-öelda siis kapesid krigistama ja oma lõualuid nagu rohkem krampis ja pingul hoidma, et lõualiigeste arst ütles ka, et oi, mul on lõual nagu lihased nagu nii nagu pingul ja praeguseks, kui mul on see suur kangutamine, pingutamine nende kapedega möödas, ma nagu tunnen, et mu lõualihased on palju lõdvemad ja üldse nagu palju chilli mul olla ja ma ei krigista oma hambaid. Aga ma ei usu ka nüüd päris seda, et kõigil selline asi ette tuleks. Kuna mul ka ennem nagu see lõualuu raksus aeg-ajalt ja haigutades tegi siukest ragisevat häält, et siis oli mul eelsoodumus juba selleks ja nende kapede selline pingul olek ja lõualihaste pingul olek nagu soosis seda, et mu lõualuu läks lukku. Aga nagu iga ravi või asjaga võivad olla kõrvalnähud, siis ei ole ka need kaped 100% ju turvalised, et ma usun, et ka hambaklambritega on samasuguseid probleeme, kuna nad põhimõtteliselt pingutavad, teevad sulle haiget. Aga ma hetkel ülemiste hammaste tulemusega, mis on juba valmis, olen ise super rahul. Ma ei oleks elus arvanud, et mu hambad saavad olla nii sirgu. Ma ausalt öeldes oma ülemiste hammaste kohta isegi ei saanud ennem aru, kui kõverad nad tegelikult olid. Et ma nagu põdesin rohkem oma alumisi hambaid ja lihtsalt olin rahul oma ülemiste väljapaistvate kihvakestega. Aga nüüd ma nagu näen, kui palju ilusam saab mu naeratus olla ja sellega ma olen nagu kõik rahul. Aga oleks ma enne ravi teadnud neid asju, et tulevad lõpus retainerid, mida ma pean põhimõtteliselt elu lõpuni kandma, tuleb nende retainerite eest juurde maksta ja et mul lõualuudega sellised probleemid tekivad ja et mul tuleb veel samal ajal mandlihopp ka. Arvestades seda, et ma nagu ei võta väga riske, siis ma arvatavasti ei oleks seda seiklust ette võtnud. Aga selles mõttes, olles praegu kõik selle üle elanud, praeguseks on ka mu lõualuu tagasi paika läinud. Ma vahepeal isegi kartsin seda, et nende hammaste liigutamisega on mu hambumus nagu valeks läinud. Sest et kui ma kaped võtsin ära, siis ei läinud mu tagahambad nagu päris normaalselt kokku. Ja ma mõtlesingi, et nagu arstid peavad seal midagi veel lihvima või midagi vaatama, et pärast nagu normaalsed hambad ka kokku läheks. Aga tegelikult oli see hambumuse viga nagu sellest, et mu lõualuu oli ikkagi kogu aeg paigast ära ja olles nüüd siin tükk aega nende viimaste kapedega, ehk siis ma ei väänanud nii-öelda neid hambaid enam rohkem ja mu lõualuud said nagu taastuda ja rahulikult olla, siis ühel hommikul lihtsalt haigutades läks lõpuks mu lõualuu paika ja ka hambumus paika. Nii et nende lõualuudega on mul nüüd kõik korras ja esihammastega on kõik korras. Ja alumiste hammastega läheb veel 14 kappe võrra ravi edasi. Et jah, selline otsene aus jutt praegu, mida ma olen nende kappedega üle elanud. Mida võiksite ka teie teada, kes te kavatsete seda teed ette võtta. Et alati ei pruugi minna ravi nii, nagu te loodate ja ette kujutate, et see ravi võib pikeneda. Asjad võivad muutuda, traatide asemel võivad tulla retainerid tulevikus, võib-olla muutuvad need asjad veel, me ei tea. Ja hinnad võivad muutuda. Sellise korralikuma video ma siis teen teile 14 kappe pärast, kus ma näitan siis päriselt lõpptulemust, et praegu ma saan teile näidata ainult, kuidas mu ülemised hambad hetkel välja näevad. Ma loodan, et teil oli sellest videost kasu. Palun laikige seda videot ja kommenteerige, kui te olete plaaninud endale need Invisalign kaped panna
või kui teil on endal huvitavaid kogemusi nendega. Ja subscribe'ige palun, sest et ma teen igal nädalal uue video ja edaspidi tuleb ka kabedast juttu, kui te just sellepärast selle video peale vajutasite. Ja aitäh teile, kes te olete juba subscribe inud ja kohtumegi teiega juba järgmisel nädalal uues videos. Tšau!